esimene harjutus on siis lihtsalt rippumine. Kas hüppad ülesse või kasutad kasti, tastud ülesse, kui kang oli kõrgel ja lihtsalt ripud. Et mitte niimoodi, siis tuleb taha. Nii. See arendab su grippi ja eriti just haaret. Ja sa jõuaks nüüd hoida, jõuaks ennast üles tõmmata. Väga oluline on ka rippuda nii-öelda aktiivselt. Ehk siis kui sa ripud, siis sa ripub niimoodi nagu tühi kartulikott või niisugust, vaid aktiivselt. Mis tähendab aktiivselt, sa võlad on aktiivselt. See mitte ei ole niimoodi, vaid sa oled nii. Mitte nii, vaid nii. Kui sa hakkad tegema lõuatõmmet, siis on samamoodi aktiivne. Järgmine harjutus on negatiivid, ehk siis hüppud ülesse ja seda võimalikult aegselt alla. Nii aegselt, kui suudad. Niimoodi, et sulle künanukist jääd sirged. Mitte see niimoodi, vaid niimoodi. Ja minu kogemuse puhul ei ole väga vahet, millist haaret sa kasutad, et see oleneb sinu eelistustest. Näitan sulle kas niimoodi, variant 1, et pöial on siin all, ja variant 2, et pöial on peal. Mina kasutan ise rohkem seda varianti, et pöial on peal. See on lihtsalt minu jaoks mugavam, aga see ei tähenda, et see on kõige õigem, et sa tee, mis on sinu jaoks õige. Optimaalne haare on, siin on sinu õlad, õlgadest natukene laiemalt. Õlad on siin, ma võtan natukene laiemalt mõlad siit. Järgmine harjutus on invertide tõusu. See harjutus mingil määral imiteerib nii-öelda päris lõuatõmmet. Leiad mingi toru, mis on madalamal, mina kasutan lippaari, ehk siis rööbaspuud. Alla. Ja tõsta. 1. Ja siin samamoodi lased ennast künanukist sirgeks. Järgmine asi, mida kasutada, on treeningkumme. Kui sul on see. Treeningkummiga on see hea, et sa saad kätte selle õige liigutuse, sa lähed nagu esimest korda üle toru, sul jääb meelde see muscle memorisse see liigutustunne. Aeg edasi, siis saad vähendada treeningkummi paksust. Algul võib-olla teed, mida paksem kumm, eks ju, seda vähem sa ise pead enda jõudu kasutama, et ennast üles tõmmata. Ja mida peenend on, seda rohkem pead ise kasutama jõudu.
sa alles alustad lõuatõmmet treenimisega, tahad oma esimest lõuatõmmet teha, siis tee see esimesena hakka harjutama lõuatõmmeid. Alati harjuta esimesena seda, mida sa ei oska. Et lõuatõmmed on kõige raskem harjutus. Alusta seda treeningi alguses hakka tegema, eks ju. Mitte lõpus, kui sul on käed juba väsinud ja nii edasi, vaid alguses, kohe alguses.